Varem oli uue BMW 5. seeria Touring universaalkerega mudeli soetamine sootuks keerulisem, sest kuigi sa võisid endale seda ihaldada, võisid sul lähedased või su abikaasa sulle tungivalt soovitada, et hulga mõistlikum on palju odavamalt soetada endale uus Toyota Avensise, Honda Accordi, Mazda 6 või hoopis Ford Mondi universaalkerega mudel. Nüüd, kus kõik need autod on juba põhimõtteliselt teispoolsuses, maalides vaid oma CO2-ga pilvi taevalaatusele, on sul väga hea argument öelda oma naisele, et näed, oleksin küll soovinud ühe nendest autodest soetada, aga nüüd on nad kõik kadunud, mis tõttu selle nimel, et perekond saaks sõita uue universaalkerega autoga, tuleb soetada ikkagi see 5. seeria Touring ja selle nimel tuleb tuua ohverdusi, mis tõttu tuleb käiku lasta poja ülikoolifond, aastate jooksul kogutud säästud ja lisaks ka vanemate poolt jäetud pärandivara, kui peaks ikka päris nelikveolise isendi soetamiseks minema, et perekond ka talvel hätta ei jääks. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksele proovisõidule. Uue põlvkonna 5. seeria universaalkerega mudel on esimene, mis pakub ennast täis elektrilisena ja jällegi anda taaskord saadaval M5 mudelil, mida pole inimesed näinud peale E34 mudelit, mis lahkus konveierilt 29 aastat tagasi, anda ka 3 sentimeetrit laiem kui vana mudel, ligi 10 sentimeetrit pikem, kuid 2 sentimeetrit madalam, et olla rohkem sportlikum ja mis tähendab, et ka tagaistujatel on talle teljevahe suurenenud ja jalaruumi ja pearuumi on seal piisavalt, kuid keskmisel reisel võib olla ikkagi ebamugav suurde triumfikaart meenutava Kardani tunneli tõttu ja pagasruumis on tal 570 liitrit ehk täpselt sama palju kui eelkäijal, kuid siiski 50 liitri jagu rohkem ruumi kui sedaankerega mudelil. Interiööris on olemas suur 12-toline digitaalne näidikupaneel, mis on kokku liidetud 15-tolise multimeediasüsteemiga. Enamus funktsioonide info on siin ära uputatud, ka kliimapaneel ja mis võib tähendada seda, et ühele konservatiivsemale vanakooli juhile võib selle kasutamine parajat peavalu põhjustada, kuid olemas Powersen, Wilkins või Herman Kardoni helisüsteemid ja tegelikult on võimalus kõike seda juhtida ka iDrive'i valitsaga, mis asub keskkonsooli allosas ja olemas tal muidugi väga head materjalid ja 360-kraadine ja panoramga katus. Saadaval ta tõesti elektrilisena, mis juhul on tal kas 300, 340 või 600 hobujõudu ja pistik hübriidversioonil on tal 100 kilomeetrit puhtalt elektriol vuramist ja vanad head sisepõlemismootorid naasevad 2-liitrise turbodiislina, millel 197 hobujõudu või olemas see ka hübriidina, pistik hübriidina ligi 300 hobujõulisena ja olemas tal 3-liitrine rida 6 vana ja turbobensiin, millel 469 hobujõudu ja ka nelikveolisena ehk X-Drive nelikveolisena anda saadaval ja tegelikult esineb comeback turneega ka vana ja 4,4 liitrine V8 kaksik turbobensiinimootor, millel juba üle 700 hobujõu ja comeback show teeb ta M5 nimekirjas, kuid piletihind on üsna krõbe ehk see on juba $150,000 ja hinnad algavad tal muidu 68 000 eurost ja mis on üle 8000 euro kallim kui Audi A6 Avant, kuid Audi A6 Avant on juba ligi 7 aastat vana mudel ka. Selline on uus 5. seeria universaalkerega mudel, väga hea auto, mis vabastab kindlasti pereisa tüütu Jaapani auto ostmiskohustusest. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.